Iraan tegi täna ettepaneku lihtsalt sõda lõpetada ilma tuumalepet sõlmimata ning USA-l lihtsalt piirkonnast lahkuda. Läbirääkimised Iraani ja USA vahel on lõplikult ummikusse jooksnud ning Donald Trump on ilmselgelt närvis, sest on ilmunud teateid, et USA võib Lähis-Idasse saata juba 4. lennukikandja. Samal ajal teatas Iraani välisminister Abbas Araghchi, kes saabus täna Moskvasse kohtuma Vladimir Putiniga, et Iraanil õnnestus alandada USA-d kui superriiki. Kuid samal ajal esitas Iraan Donald Trumpile uue geniaalse ettepaneku Hormuzi väina taasavamiseks ja sõja lõpetamiseks. Samal ajal pakub Iraan, et tuumaläbirääkimised lihtsalt lükatakse hilisemale etapile. Kuid tegelikult kutsub Iraan Trumpi üles tunnistama sõja läbikukkumist ja selle lihtsalt lõpetama. Trump on juba kohale jõudnud, ta teatab vihaselt, et Iraaniga rohkem läbirääkimisi ei tule, kuid see pole kindel. Samal ajal löövad naftahinnad taas ajaloolisi rekordeid. Minu nimi on Aleksei Betši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige kanal, pange videole like ja jätke selle video alla oma kommentaar. Lisaks sellele liituge minu Telegrami kanaliga Betši News, link sellele on selle video kirjelduses. Niisiis, Iraani välisminister Abbas Araghchi süüdistas tänase kohtumisel Vladimir Putiniga Moskvas USA-d rahuläbirääkimiste läbikukkumises, nimetades Washingtoni nõudmisi ülemäärasteks. Järgneb tema tsitaat. Läbirääkimistel oli mõningaid edusamme. Ameerika lähenemine viis selleni, et eelmine läbirääkimiste voor ei saavutanud oma eesmärke. See juhtus USA ülemääraste nõudmiste ja valede lähenemiste tõttu. Pidime pidama konsultatsioone oma sõpradega Pakistanis, et arutada olukorda. Ja pärast kohtumist Araghchiga pakkus Venemaa president Vladimir Putin äkitselt vahendaja teenuseid USA ja Iraani läbirääkimistel. Nagu Pakistanist oleks vähe, Türgist oleks vähe, Katarist oleks vähe, nüüd ütleb ka Venemaa, et meie oleme vahendajad. Sisuliselt lubas Putin toetust Iraani režiimile ja vabandust, ma tsiteerin Vladimir Putinit. Me näeme, kui vapralt ja kangelaslikult võitleb Iraani rahvas oma iseseisvuse ja suveräänsuse eest. Ja muidugi loodame väga, et toetudes sellele vaprusele ja iseseisvuspüüdlusele läbib Iraani rahvas uue juhi juhtimisel selle keerulise katsumuste perioodi ning saabub rahu. Oma poolt teeme kõik, mis vastab teie huvidele, vastab kõigi piirkonna rahvaste huvidele, et see rahu saabuks võimalikult kiiresti. Tahaksin paluda teid, see on suunatud Araghchile, talada selle eest ja kinnitada, et Venemaa, nagu ka Iraan, kavatseb jätkata meie strateegilisi suhteid. Kuid see Araghchi ja Putini kohtumine oli ka teatud tagamõttega. Asi on selles, et vahetult enne Abbas Araghchi visiiti Moskvasse esitas Iraan Ameerika Ühendriikidele uue ettepaneku Hormuzi väina toimimise taastamiseks ja sõja lõpetamiseks. Samal ajal lükati tuumaläbirääkimised edasi. Iraan teeb Donald Trumpile ettepaneku tunnistada sõja eesmärkide saavutamise läbikukkumist. Nagu te teate, on diplomaatilised läbirääkimised ummikusse jooksnud ja Iraani juhtkond on eriarvamusel selles osas, milliseid tuumaalaseid järeleandmisi tuleks kokku leppida. Iraani ettepanek võimaldaks sellest küsimusest mööda minna ja kiiremini rahukokkuleppe sõlmida lihtsalt sõja peatamiseks. Siiski, blokaadi lõpetamine ja sõja peatamine jätaks Donald Trumpi ilma igasugustest mõjutusvahenditest tulevastel läbirääkimistel Iraani rikastatud uraanivarude üle ning Teherani veelmisel rikastamise peatamiseks. Ja need ongi justkui kaks peamist eesmärki kogu Donald Trumpi Iraani vastases sõjas. Praegu teatatakse, et Trump peab Valge Maja situatsioonikeskuses konsultatsioone seoses Iraaniga. Trumpi meeskond arutab läbirääkimiste ummikseisu ja võimalikke lahendusi. Ja nüüd pühapäeval andis Donald Trump intervjuus telekanalile Fox News mõista, et soovib jätkata mereblokaadi, mis takistab Iraani nafta eksporti. Luutes, et see sunnib Teherani järgmiste nädalate jooksul järele andma. Edasi tuleb Trumpi tsitaat. Kui teie süsteemi kaudu voolab tohutu kogus naftat ja mingil põhjusel see torujuhe suletakse, sest te ei saa naftat konteineritesse või laevadele laadida, siis see torujuhe plahvatab. Siseringi sõnul on neil aega vaid umbes 3 päeva, enne kui see juhtub.
Tuletan ka meelde, et kriis USA ja Iraani läbirääkimistes süvenes nädalavahetusel pärast seda, kui Iraani välisministri Abbas Araghchi visiit toimus. Järgneb tsitaat. Siis teatas Valge Maja, et Trumpi saadikud Steven Witkoff ja Jared Kushner kohtuvad Araghchiga Islamabadis. Kuid iraanlased ei andnud üheselt mõistetavat vastust selle kohta, kas nad osalevad läbirääkimistel või mitte. Trump teatas lõpuks, et Iraani seisukoht sundis teda tühistama. Edasi Trumpi tsitaat. Ma ei näe mõtet saata Steven Witkoffit ja Jared Kushnerit 18-tunnisele lennule praeguses olukorras. See on liiga pikk. Me võime seda teha telefoni teel. Iraanlased võivad meile helistada, kui nad soovivad. Me ei kavatse lihtsalt niisama kohale sõita, et seal istuda. Samal ajal pidas Araghchi pühapäeval Maskatis läbirääkimisi Omaani ametnikega, mis keskendusid Hormuzi väinale. Pärast mida naasis ta Islamabadi teiseks läbirääkimiste vooruks Pakistani läbirääkijatega. Ja pärast selle suundus Araghchi Moskvasse kohtuma Venemaa presidendi Vladimir Putiniga. Ja praegu püüab Iraan Omaani ja Venemaa abil kuidagi tagada endale Hormuzi väina avatuse. Ja siin seisneb probleem järgmises. Araghchi andis juba selgelt mõista Pakistani, Egiptuse, Türgi ja Katari vahendajatele, et Iraani juhtkonnas puudub konsensus selle kohta, kuidas reageerida Donald Trumpi nõudmistele. USA soovib, et Iraan peataks uraani rikastamise vähemalt 10 aastaks ja viiks kogu rikastatud uraani riigist välja. Ja seetõttu pakkus Iraan välja, et tuumaküsimus tuleks praegu lihtsalt unustada. Teherani poolt välja pakutud kokkuleppe kohaselt pikendatakse vaherahu väga pikaks ajaks või lepivad mõlemad pooled kokku sõja lõplikus lõpetamises. Iraani ettepaneku kohaselt algavad tuumaläbirääkimised alles hilisemas etapis, pärast Hormuzi väina avamist, blokaadi lõpetamist ja sõja lõppu. See tähendab, et Iraan lihtsalt teeb ettepaneku pöörduda tagasi olukorra juurde, mis oli enne sõja algust. Aga on ilmne, et Donald Trumpi jaoks oleks sellise ettepanekuga nõustumine täielik kaotus. Samal ajal tõusid esmaspäeval nafta hinnad üle 1%, kuna USA ja Iraani läbirääkimised on ummikusse jooksnud. Tarned läbi Hormuzi väina on siiani piiratud, mis süvendab naftapuudust maailmas. Lõpuks tõusid Brenti nafta futuurid esmaspäeval peaaegu $107 barreli kohta. Siia panen 3 punkti, kirjutage oma arvamusi ja järeldused selle saate kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage vajutada meeldib nuppu. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha mis tahes anmetuse või tasulise sponsortellimuse kaudu, kasutades selle video kirjelduses olevaid linke ja andmeid. Seal on täiesti erinevad võimalused. Või kasutage oma ekraanil olevat QR-koodi. See on kõige lihtsam viis selle kanali tööd toetada. Olen selle eest tänulik. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest, kõike head kõigile.